see juba meenutab palpõkki. Kummardus. Ma pean teid kurvastama, meie aeg saab vaikne aeg, menetlusaeg saab siin kohe läbi. Ukse taga on hordades kuulisõpru. Ja ka selleks, et me saaksime siin edasi eksisteerida, ma ütlen paari sõnaga, et nüüd on jäme pliiats tuleb teie kätte. Karin jagab pliiatsid välja. Ja nüüd on teil võimalus osaleda tegelikult selle veelse fauna imagoloogia ja visuaali ja narratiivi loomisel. Et me plaanime niimoodi, et me teeks ühe näituse päevalõpuks siin seina peal, kus me saame kõik joonistada, kirjutada ja niisama prätsida teemal, mis on veelse fauna. Meil ei ole mingeid piiranguid kunstivormile, avalduse vormile, nagu siin juba juttu oli, see ei ole tähtis, tähtis on narratiiv. Ja selleks, et me saaks seda teha, selleks ma olen siin proovinud väga algelisest jutukatketest välja korjata mõningaid märksõnu, mis võib-olla võiksid olla toetuspunktiks teie tegevusele. Kõigepealt õpime ära lühendis SVA, see on siis suur Eesti asi ja mis võiks olla veelse fauna. Siin on mõningad niisugused pakkumised, veel kord tegemist ei ole, isegi mitte algse tõega, kindlasti mitte lõpliku tõega, aga sellised laused või mõttekatked siin kirjas on. Ma arvan, et me jätame need mõttekatked pikemalt seina peale, et need oleksid teile toeks. Aga mul on 2 pilti veel vist. Ja võib-olla mingid teesid, millised on veelse fauna teod või asjad laiemalt. Et kindlasti on üks põhimõtteid see, et isegi kui me peaks kunagi hakkama põhimõtteid koostama kirjalikult, siis need põhimõtted võivad olla oma olemuslikult vastuolulised, sest ainult seal peitub areng. Võib-olla sellega me kindlasti eristume tavalistest põhikirjadest ja tavalistest organisatsioonidest, millel on üks eesmärk ainult sellist ajab ainult ühte õigust taga. Epohhi loovus ja me ei tegele tänaste jalaga talumiku naljadega, mida te võisite ekslikult palpõkist arvata, vähemalt mitte 21. sajandil enam. Me oleme sügavad. Siin on näha mõningaid mõõtmeid, kui sügavad me võiks olla, ja ka laius ja kõrgus. Ka siin on illustratsioonist kasu, veelse pott võib olla kinni, aga tal võib ka paan pealt lennata. Nii et selline fantaasia, et
WC-potti lendab katus peal, see võiks olla väga tüüpiline nendele ettevõtlustele. Ma arvan, et ma ei pea neid ette lugema. Siin on jällegi ainult mõningad pakkumised, näited ja veel kord, kui te nüüd kasutate oma pliiatsit targalt, siis olgu ainult fantaasia teile ja enesetunnetus teile kaaslaseks, sest võib tulla ka täiesti uusi väärtusi, nii kaua kui nad teil on head. Ja midagi ei ole siin lukus, nii et ma usun, et need on võib-olla märksemad, mida te saate siis kasutada tänase õhtu jooksul, kus me ootame teilt delegaatidelt tõhusat kaastööd WC fauna identiteedi kujundamisel. Aitäh! Sellega on ametlik osa lõppenud ja võib alata loomeprotsess ning iseäranis fantaasiavaesed saavad mängida piljardit. Aga ma usun, et meie sissejuhatus natukene aitas teid kiirest igapäevatööst vabaneda või ja siis natukene mõelda ka tähtsate asjade peale. Madis tahab lõpetada. Ma tänan omalt poolt kõiki esinejaid, kommenteerijaid, küsimusi küsijaid iseennast. Ja tõesti, ma julgustan teid osalema loometöös, võib-olla visualiseerib, aga te võite kirjutada lugusid muistendi vormis. Tõesti, lood võivad esile tulla ka liikumises, keti ja munadega. Nii et kõik plahvatused on oodanud. Pane üks pauk.